Ühel päiksepaistelisel hommikul tatsas sipelgas nimega Sass mööda metsarada. Ta ei olnud kuigi suur ega eriline sipelgas, pigem selline, kelle tööks oli oks siit ja puuleht sealt koju tassida. Sass aga unistas, et ühel päeval saab temast tõeline sõdalane. Mitte niisama valvur, vaid suur ja hirmus, kes võiks kas või karule kurjalt maha karjuda. Aga reaalsus oli see, et karu isegi ei märganud teda. Ükskord astus karu talle kogemata jala peale ja Sass pidi pool tundi piiksuma nagu katkine viiul, enne kui karu jala üles tõstis. Just siis, kui Sass oli oma unistusest juba loobumas, juhtus midagi kummalist. Metsatee ääres lebas hiiglaslik läikiv asi. Päike sätendas sellele nii, et Sass pidi silmi kissitama. Ta kõndis lähemale ja nägi, see oli pudelikork. Inimene oli selle maha pillanud. Ohoo, hõikas Sass, see on täpselt parajalt suur kiiver. Ta toppis korgi endale pähe. Kork libises küll alguses üle silmade ja Sass ei näinud midagi, aga kui ta natuke sinna sammalt sisse toppis, istus see nagu valatud. Sass vaatas oma peegeldust vihmapiisa pinnalt ja hakkas naerma. No näe, nüüd on minust saanud sipelga suursõdalane, sipelgate päästja, metsade kaitsja, oravate õudus ja porikärbeste taltsutaja. Kui Sass metsas ringi marssis, juhtuski kohe midagi imelikku. Tavaliselt tuiskasid rohutirtsud temast mööda, nii et Sass kukkus külili. Aga nüüd peatusid nad ja tegid viisakalt kummarduse. Vabandust, härra sõdalane, siristas üks. Palun, minge enne meid üle tee. Sass ajas end sirgu ja astus tähtsalt edasi. Ka ämblik, kes oli muidu alati sipelgate kallal norinud, roomas nüüd ruttu oma võrgu taha peitu. Oo ei, see on ju sõdalane, sosistas ta. Sass hakkas uskuma, et kiiver on tõesti maagiline. Kuid kõigepealt pidi Sass tõestama, et ta on tõeline kangelane. Metsatiigi ääres istus suur roheline konn, kes armastas sipelgad endale snäkiks napsata. Krõmps, krõmps, tegi konn ja tema suu ümbrus oli alati pruuni jalakesi täis. Sass marssis uhkelt konna ette. Hei, sa suur limane, hüüdis ta. Sipelgad ei ole sinu toidulaud. Alates tänasest olen mina nende kaitsja. Konn vaatas teda ja puhkes naerma, nii et tiik hakkas lainetama. Sina, väike pipratera kiivriga. Ma neelan sind alla ühe ampsuga. Sass aga ei lasknud end heidutada. Ta tormas konna poole korgikiiver peas ja põrutas talle nina pihta. Tonk. Konn kiljatas. Ai, mis imeline jõud. See peab olema maagiline kiiver. Konn hüppas kabuhirmus vette ega julgenud mitu päeva enam kaldale tulla. Sipelgapesas sai Sassist kiiresti kangelane. Kõik tulid tema juurde, kummardasid ja tõid talle kingitusi. Kuivatatud lehepuru, maasikaseemneid ja isegi ühe hiiglasliku kastnanitüki. Sass hakkas end tundma väga tähtsana. Ta marssis iga päev pesas ringi, kork peas ja jagas käske. Sina vii leht sinna, sina poleeri tunnel ära ja sina ära vaata mind niimoodi. Ma olen ju sõdalane. Ühel vihmasel päeval libises aga Sass mädanenud puuoksal ja kukkus pikali. Kiiver veeres peast ja teised sipelgad nägid, et see on kõigest vana pudelikork. Oota, see polegi maagiline, küsis üks sipelgatest. Ei, pomises Sass punastades. Korraks oli vaikus. Siis hakkasid sipelgad naerma, nii et kogu pesa kõmises. Kuule, Sass, ütles sipelga kuninganna. See, et sul oli peas pudelikork, ei teinud sind julgeks. Julgeks tegid sind su enda teod.
Sa astusid konnale vastu, kaitsesid meid ja marssisid metsas ringi sirge seljaga. See ongi sõdalase töö. Sass naeratas ettevaatlikult ja pani korgi jälle pähe. No olgu, aga vähemalt on see ilus kiiver, ütles ta. Sellest päevast alates ei kutsutudki teda enam lihtsalt Sassiks, vaid Sipelga sõdalaseks. Ja kui metsas kõlas vahel mõni kahtlane maha, teadsid kõik loomad, et Sass harjutab jälle karu hirmutamist.